Koeraomanik sidus oma koera Pärnus Ülejõe Selveri juures prügikasti külge. Esimesel korral vedas sõlm alt ja koer pääses vabaks. Kutsa jooksis lustakalt peremehele järele. Paraku ei olnud omanikul aga plaaniski teda kaasa võtta. Teist korda sidus mees vaese koera juba hoolikamalt kinni ja jättis ta siis maha. Ei olnud tema asi, mis koerast saab. Jää hüvasti kollane koer, ütlesid ja läksid siin. Õnnetu ja paanikas koer toimetati varjupaika. Reporter palus koerahülgaja tuvastamisel televaatajate abi. Loomakaitse seltsiga võtsidki ühendust mitmed inimesed, kes julma tüübi ära tundsid. Loomahülgaja oli Pärnu mees Andero Otsmaa. Et tegemist olevat vägivaldse tüübiga, siis pelgasid tunnistajad kaamerate ette tulla. Nende eest rääkis Pärnu varjupaiga juhataja. Pärast televaatajatele tehtud üleskutset loomahülgaja üles leida, laekus Loomakaitse seltsile erinevatelt kodanikelt vihjeid ja kõik nad justkui ühest suust viitavad ühele ja samale meesterahvale. Lisaks teatasid tunnistajad varjupaiga juhatajale uudist, mis temalt une viis. Andero Otsmaa olevat aasta tagasi varjupaigast kutsika võtnud, aga koeralapse elupäevad jäänud õige lühikeseks. Pirjo Piiroja sel ajal varjupaigas ei töötanud. Aga teadmine, et varjupaik andis süütu loomakese mõrtsukale, see tunne ajab tundliku noore naise endast välja. Tunnistajate sõnutsi on Andero Otsmaa meesterahvas, kes on vägivaldne olnud ka naisterahvaste suhtes kui ka siis laste suhtes. Ja koerake, kes eelneval aastal varjupaigast võeti, saatis siis Andero teise ilma suurest armukadedusest. Et naisterahvas, kellele see koer siis nagu kuulus tol momendil, armastas seda koera sellest mehest siis nagu rohkem. Ja kui naisterahvas Andero Otsmaa juurest lahkus, siis suurest vihast tegutses siis Andero selle looma suhtes. Uskumatu lugu, aga tegemist võib olla ka kurja külajutuga. Rahvasuu on ju õel. Iial ei saa aru, kus tõde lõpeb ja vale algab. Targem on ikka Andero Otsmaalt endalt küsida. Aitäh Pärnu televaatajatele. Tänu teie abile on Pärnu loomahülgaja tuvastatud. Selleks meheks osutus Andero Otsmaa ja ta töötab siin samas Taunex autos. Meid hoiatati ka, et mees on vähe vägivaldne ja võib kallale tulla, aga see pisiasi ei sega küll meid oma tööd tegemast. Esialgu oli aga Andero Otsmaa kadunud nagu tina tuhka. Ju ajas hoovi peal askeldav reporter hirmu nahka. Aga lõpuks võttis mees siiski julguse kokku ja tuli. Töökaaslaste ees aga Andero rääkima ei soostunud. Küllap oli häbi. Tuli minna väheke kaugemale. Algselt võtsid reporteri küsimused Andero Otsmaa mägutama. Räägime ära siis selle koera hülgamise loo. Miks sa selle koera sinna poe juurde jätsite siis? Jätsin? Jah. Mis ma seda ikka jätsin? Keegi oli üljanud. Toitsin seda korralikult, nii nagu ette näeb, nälginud ta ei olnud. Kibistatud ta ei olnud muidugi. Sest leidsin, et kui ta kuskil väljas ei käi, järelikult siis nagu ei ole vaja. Aga kas ei olnud mingisugust normaalsemat moodust siis, et loomast lahti saada? Et poe juurde niimoodi ta ju tekitas seal täitsa ohtlikke olukordasid. Seda ma ei tea, mis ta seal tekitas või tekitanud. Ta ründas lapsi seal. Vaevalt. Niimoodi väitis poe juhataja. Seda ma ei usu eriti. Sest kui ma käisin kogu aeg jalutamas 2 korda päevas ilma rihmata ja mitte kuskile ta ei läinud. Aga niimoodi ikkagi poe juurde, et sellel peab ju mingisugune põhjendus olema, et miks just sinna? Sest ei olnud südant võib-olla järsku selle koha peale viia. Et järsku mõni inimene tuleb järsku ja mida iganes. Turvakaamera video vastu on tõesti raske hämama hakata. Aga mis sai ikkagi eelmisel aastal varjupaigast võetud kutsikast? Kas Andero kätelt võib leida ka koeralapse verd? Siis kodust ära lihtsalt. Ja. Ma kuulsin niukest juttu, et te tapsite selle koera ära. Mis asja?
mul midagi targemat teha, see on jama. Et naabrid väitsid meile niimoodi, et sellest koerast sai ka Siiber teil ja te olite ta ära tapnud. Ei ole tegelikult asi niimoodi, et ma lasin koera välja, et väljas saada vihma, et tuppa ei lase ju. Et siis läheb teeb oma asjad ära. Aga kui ma tuppa tahtsin teda lasta, siis enam teda ei olnud. Ja siis mingi 2-3 kuud hiljem sain teada, et ta ühtede inimeste juures on keda ma ei tunne. No, seda koera saaks praegu vaadata, kui tahaks. Ma ei tea, täpsemalt aastaritsi, sest ma ise elan siin ise. See jutt küll nüüd usutav ei olnud, aga küll juba politsei tõe välja selgitab. Mida arvas aga Andero Otsmaast kui töömehest tema ülemus? On ta kohusetundlik töötaja? Ma arvan, et mitte. Ma arvan, et tänane päev jäi tal viimaseks siin üldse. Lasite ta töölt lahti? Nüüd teeme seda, jah. Just räägime seal ees ja väga häbiväärne lugu, et selline mees üldse on. Pole selliste meestega teha midagi. Jah, majanduslanguse ja koondamiste ajal kinga saada pole just lõbus. Uut töökohta tuleb nüüd tikutulega otsima hakata, aga kes see sellist kuulsust ikka nii väga oma kollektiivi tahaks? Loomapiinajad ja loomahülgajad võiksid juba aru saada, et Vene aeg on möödas. Eesti on otsapidi Euroopas aga jõhkardeid ei sallita. Ka Eesti politseile hakkab tasahilju asi kohale jõudma. Niisama lihtsalt enam loomapiinajad ei pääse. Pärnu politseiosakonnale laekus Eesti Loomakaitse Seltsilt avaldus kriminaalmenetluse alustamiseks Pärnu linnas Üle ja Selveri juures aset leidnud looma hülgamise osas. Politsei käesolevaks hetkeks kontrollib avaldust toodud asjaolusid. Saame öelda, et teada on looma hüljanud isik ja selle juhtumi tõendamiseks menetlustoiminguid praegu läbi viiakse. Kas te seda teate, et looma hülgamine on tegelikult kuritegu Eesti Vabariigis? Ei. Mis te selle kohta ütlete, kui nüüd üks päev teid politseisse kutsutakse ja 12 000 krooni trahvi tehakse? Jamma.